kui te siit alt õrnalt vajutate, klõps ja siis korra alla ja siis ta tulebki tegelikult ära ja selline haav ka, kus ta on murdunud oma sellest liitumiskohast, siis see paraneb veel paremini ära. Tere tulemast taas Hortonomi aiavaeviku lehele. Tomatilehtede eemaldamine on küll selline asi, mis võib ka algajal aednikul natukene segadust tekitada. See on üks selline soovitus, mida igal pool nagu öeldakse, et võtta siis alumised lehed ära, aga sageli ei järgne sellele sellist põhjendust, et miks ma seda tegema pean ja kuidas ja kui palju korraga. Mul on siin üks kõrgekasvuline indeterminantne sort ja tema on kirstomat ja ta on jõudnud nüüd siiamaani, et alumistel viljakobaratel on viljad ilusti moodustunud. Ja see taim on juba päris selliseks, no ma ütleks, et minu silmal on ta juba ka selline parajalt tihe. Olen siit siis nüüd varem ka juba võtnud ära lehekaenlast neid kasve, mida samuti tuleb ära võtta, et ta ei kasvaks liiga tihedaks. Aga kui rääkida just nendest alumistest lehtedest, siis see võib tunduda pisut selline küsitav tegevus, kuna ka praegu siin on näha, et taimega on ju kõik hästi, et siin ei ole mingisuguseid haigustunnuseid ega midagi ja kuna nad on ka ilusad rohelised, paistab, et nad siiani veel saavad piisavalt valgust. Et kui nad tõmbuvad ka kollakamaks, siis tundub see ju ka nagu loomuomasem need lehed ära võtta. Aga tomati puhul ikkagi tasub silmas pidada ja meeles pidada seda, et me ju kasvatame neid taimi nende viljade pärast. Ja alumiste lehtede eemaldamisega siin juulikuus, vastavalt sellele, kuhu arengufaasi see tomatitaim on just teil jõudnud, võiks hakata neid alumisi lehti ära võtma. Selleks, et siis toetada seda taime selliselt, et ka viljad saaksid paremini valmida. Korraga võiks ära võtta tegelikult 2–3 lehte ja mitte rohkem. Kui te siit alt õrnalt vajutate, klõps ja siis korra alla ja siis ta tulebki tegelikult ära ja selline haav ka, kus ta on murdunud oma sellest liitumiskohast, siis see paraneb veel paremini ära. Nii et ma võtsin praegu ära siit 2 suuremat ja 1 hästi väikse lehe, et ma arvan, et see on korraga väga okei võtta ja praegu, kuna need viljad on siin veel rohelised, aga nad on natukene niisugused valkjad, nii et kui nad nüüd rohkem ka päikse kätte saavad, kui ma ka teistel taimedel alumised lehed ära võtan, hakkavad nad kindlasti natukenegi varem värvi võtma ja valmima. Et praegu ma jätan selle lehe veel alles, mis on selle kobara juures, et see leht siis toetab ka veel nende viljade valmimist. Aga kui need viljad juba võtavad tooni külge, siis võtan ka selle lehe ära, järgmise lehe ära ja siis vaatan, mis siin järgmise kobara juures toimub. Kindlasti ei tasuks siis siin väga hoogu minna ja ühelt taimelt korraga liiga palju lehti ära võtta. Et palun kindlasti mõelge see asi läbi ja ärge sandistage oma taimi, et ei ole vaja teda paljaks rookida, et isegi kui te näete hobikluppides neid pilte, siis võib-olla pisut natukene kriitiliselt mõelda, kuidas kodus neid asju korraldada. Et taim tegelikult vajab oma lehti ja kuna ta on ka praegu veel täiesti aktiivses kasvufaasis, et siin üleval veel ta õitseb ja peaaegu napilt on ka laeni jõudnud, aga ta on aktiivses kasvufaasis, meil on alles juulikuu, ma ikkagi ootan veel siin suve jooksul ja varasügisel ka sellelt taimelt suuri tegusi, siis ma jätan talle ka võimalikult palju lehti külge, et need lehed ikkagi toetavad seda taime läbi fotosünteesi. Nii ja siin on võrdluseks mul hoopiski determinantne ehk siis kasvu lõpetav tomat. Tema on siis see tomat, kes jääb üldjuhul kas siis põõsast tomatiks või madalakasvuliseks ja tema lõpetab siis kasvu õiekubaraga. Ja siin on ka tegelikult näha, et täna on nüüd küll õige aeg võtta alumised lehed ära ja just selleks ka, et see õhk saaksid ikkagi ilusti liikuma. Ja samamoodi see on nüüd esimene lehtede eemaldamine pärast üles sidumist. Nad tulevad ära väikse nõksuga ja kui te kardate algusel, et te tõmbate koole lahti, siis täiesti okei on teil teha seda esialgu kääridega, seni kuni te olete piisavalt enesekindel ja samamoodi lõks ja tuleb väga ilusti ära. Nii et see on teine leht ja ma võtan veel 3. lehe ka ära ja siis ma vaatan, kuidas see mulle siin meeldib. Et muidu öeldakse, et võiks oodata, kuni esimene viljakobar hakkab värvi võtma, aga ma ei ole kunagi nii kaua oodanud ja ma tõesti ei pea vajalikuks nii kaua oodata. Kuna mina harrastan ka oma kasvuhoones pigem sellist natukene tihedamat istutust, ma olen palju harjutanud,
siis ma vaatan, et ma võtan isegi veel ühe lehe ära korraga. Siit niimoodi. Ja nüüd pääseb ka juba rohkem valgust nendele tomatitele ligi ja õige pea ma usun, et esimesed viljad, mis on ka oma suuruse juba saavutanud, et nad hakkavad sellist ilusat punast tooni külge võtma. Ja kui nemad on siis siin oma asja ära teinud, siis liigun siit edasi ja vaikselt 2-3 kaupa. Nädalas rohkem ma ei võtaks ära, siis hakkan neid lehti eemaldama. Ja lehed siis kindlasti viin kohe ka kasvuhoonest välja, et ma ei jäta neid siia ei kuivama ega mädanema, et kõik, mis on võetud, läheb kasvuhoonest välja. Et isegi kui seal on mingisuguseid haigustekitajaid peal, mida mina oma kasvuhoones olen kogenud, on seesama lehemädanik, siis on hea, kui ei jäta siin neid vedelema, et nad ei saa neid taimi, teisi taimi ka nakatada. Nii et mitte midagi hirmsat ei ole. Lihtsalt ärge proovige liiga palju korraga neid lehti eemaldada ja vaadake ka niimoodi kriitilise pilguga, et oleks taimedel, et saaksid piisavalt valgust, neil oleks ruumi, et neil oleks mõnus olla, siis te saate ka ilusaid tomateid nautida. Minul on veel omajagu taimi siin kasvuhoones üle käia. See on ka väga hea sellepärast, et siis ma saan veel ära võtta ka mõned kasvud lehekaenest, mis seni on ennast lehtede varjus peitnud. Nii et selles mõttes on lehtede eemaldamine ka vajalik tegevus, et kuna see sunnib seda taime natukene pikemalt vaatama, pikemalt, kui ma muidu kasvamise ajal teeksin, siis kui ma siit ka leian mingisuguseid kahjureid või haigustunnuseid, siis ma saan ka need lehed ära võtta ja võtta ära ka siis mõned kasvud lehekaenast, mis on jäänud, mis võivad siis veel selle suve jooksul need põõsad liiga tihedaks teha, mida ei ole vaja. Nii et mina jään siia veel toimetama. Teile ma loodan, et te saite siit natukene kindlust juurde, et kuidas majandada ja toredat aiandamist teile.